osapool eitavat seisukohta. Ehk siis, kui meil täna on arutluse teemaks, et koolisüsteem taas toodab soostereotüüpe, siis jaotus, kes istub alati kohtunikust paremal käel, ehk kuulikule vasakule poole ja eitav võistkond, kes on kohtunikust vasakul käel, siis üks osapool selgelt ütleb, et jah, see väide peab paika, teine osapool ütleb, ei, see ei pea mitte mingil juhul paika ning kui neil on, siis nad võivad nii-öelda vastuplaani välja pakkuda, tänane väitlus seda aga ei eelda. Nüüd, mõlemal võistkonnal on 3 liiget, kellest üks on esimene kõneleja, siis on teine kõneleja, kolmas kõneleja ning üks kõnelejatest peab veel 4. kõne nii-öelda lõpukõne, mille käigus siis võetakse selle võistkonna poolt diskussioon kokku. Sama keegi peitluse poole pealt ning igal ühel neist on aega 6 minutit oma kõneks. Ning 4. kõneleja omab 3 minutit, seega kogu väitlus kestab kokku umbes 48 minutit. Seega vägagi täpselt reglamenteeritud nähtus väitlemine. Eestis toimub iga aasta vähemalt 3 etappi väitlust. Seega, kes on huvitatud, võite meie kooli väitlusringiga ühendust võtta, võib-olla leiame mingi võimaluse, kuidas koostööd teha. Aga täna on meil olemas siis 2 võistkonda ning kuidas nad selle enda kaasuse, nõnda nimetatakse dokumenti, millega siis minnakse väitlusele vastu, kuidas nad kaasuse on üles ehitanud, eks seda me näeme oma väitluse käigus. Mina olen nii-öelda see kohtunik, kes mõõdab aega, et väitlejatel oleks selge, kui palju neil aega võimalik kasutada, kuid kokkuvõttes täna me ühtegi võitjat ega kaotajat välja ei selgita, vaid tegu on diskussiooniga, mille käigus me üritame siis avada seda teemat, mida me täna oleme juba natukene jõudnud käsitleda. Seega ei hakka ma rohkem aega kinni hoidma ning annan väitlusele sõna jaotuse esimesele kõnelejale. Jaa, mina olen siis jaotuse esimene kõneleja, Kirke. Mina kõigepealt räägin meie esimesest argumendist, mille me üldistavalt nimetasime siis pealkirjaks panime keskkond ja ühiskond. Ma toon siin palju näiteid, kuidas siis koolisüsteem taas toodab soostereotüüpe. Järgmisena tuleb Johanna, kes räägib üldhariduslikust õppekavast või erialaharidusest. Ning siis tuleb Kristoffer, kes loodetavasti lihtsalt lükkab kõik ehitusargumendid ümber, et jätab tümaks. See on eesmärk. Ja siis tuleb jälle Johanna, kes siis teeb lõpukõne. Kõigepealt definitsioon, kuidas meie siis defineerime neid mõisteid, mis selles pealkirjas on ette antud. Koolisüsteem ehk siis kõik üldhariduskoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, erakoolid ja nii edasi. Soostereotüübid ehk siis nii meeste kui naiste kohta käivad stereotüübid, kõik eeldused, ootused, välimushuvid, ametid ja nii edasi. Ja stereotüüp, me mõtlesime, et defineerime sellega ära, on siis hindava iseloomuga, hoiuline, lihtsustatud üldistus mingile grupile omistatavate omaduste ja käitumiste kohta. Ja me rõhutame endiselt seda, et koolisüsteem taas toodab soostereotüüpe, mitte ei tooda. Ehk siis taas toodab koolisüsteem, mitte ei loo ega tekita soostereotüüpe, vaid ta taas toodab ja hoiab neid elus. Jõudes siis esimese argumendi juurde. Viimasel ajal räägitakse ühiskonnas hästi palju koolisüsteemi muutmisest ja et kuidas see tuleks siis kaasajastada ja et õpilasi peaks õppimisse rohkem kaasama. Ja et eriti tuleks just kaasata poisse, et poisid saaksid midagi oma kätega teha, sest muidu hakkab neil igavene ja kukuvad koolist välja. Aga tüdrukud, nemad siis võivad siis igaveda, sest nemad on ju nii tublid ja nii targad, et saavad kõigega hakkama. Ja algusest peale on sisse kodeeritud, et naiselikud tüdrukud on maiksed ja malbed ja ei tekita tüli, mis sellest, et ka nemad tahaksid midagi oma kätega teha ja et neil üks koolis huvitab. Ja sealt edasi, suhtumine ka poistesse. Suhtumine poistesse on tihtipeale juba ette negatiivne, sest nad on ju nii lollid ja laisad, nii et kõik on alati hirmus üllatunud, kui mõni poiss ka päriselt hästi õpib või raamatut loeb. Tüdrukunud, nagu juba eelmine mainisin, on alati tublid targad ning need eeldatakse ka rohkem ning kui mõni tüdruk näiteks humanitaarainetes kehvem on, siis arvatakse, et ta on lihtsalt rumal. Ka poistele on lubatud käitumise poolest rohkem.
kui poisid õpetajale vastu vaidlevad või lollusi teevad või käituvad teevad rumalusi, siis sellest õpetajad ka parandavad neid rohkem ja õiendavad midagi rohkem, aga see ei ole midagi dramaatilist, et poisid ongi sellised õiendad. Aga tüdrukuid seest, kui tüdrukud teeksid midagi sellist ja käituksid kuidagi ebaviisakalt, siis see oleks oluliselt traagilisem ja oleks siis halva iseloomu ja kasvatuse süü. Ja minnes edasi. Kool ja haridus, võrdud naised on juba hirmust aadamas ühiskond distribueeritud arusaam. Valdav osa pedagooge on naised. Nii lasteaedades ja algkoolides on meesõpetajaid peaaegu pole. Kõrgemates kooliastmetes kasvab meessoost pedagoogide kohtamise tõenäosus kasvab, jah. Näiteks üldharidusastme pedagoogide seas oli 2009. aastal 14% ja kutseõppe asustus 34% mehi. Seega käitumismustrid õpilased näevad on naiselik ja olgem ausad, kui inimesed mõtlevad õpetaja, siis kui paljud neist mõtlevad meesõpetajad. Õpetajad nähakse alati naisena. Ja samuti on koolis, kui ringi vaadata, kõik koristajad on naised ja kõik söögitöötajad on naised. Ehk siis jällegi meil alateadlikult antakse meile seda infot, et naised koristavad, naised teevad süüa. Samamoodi kui naised hakkavad koristajaks, siis see on natuke kehvasti, aga tegelikult täitsa okei amet. Aga kui mees saaks koristaja, oleks ikka jõle traagiline sündmus, täielik ilus läbikukkumine. Nii, sul hakkab aeg otsa saama, lühemalt tegema, kui ma plaanisin alguses. Tehti küsitlus ebavõrdse kohtlemise kohta koolis. Ja see küsimused esitati vaid neile vastajatele, kes õppisid küsitluse läbiviimise hetkel või sellele eelnenud 12 kuu jooksul üldharidus- ja kõrgkoolis. Vastuste jagunemisest ilmneb, et kõige sagedamini tajutakse ebavõrdset kohtlemist väljenduvad õpetajate soosiva suhtumisena tütarlastesse korrarikkumiste puhul. Võrreldes naisõppuritega oli meesõppurid enam kokku puutunud sellega, et õpetaja kiidab iseseisvate või koduste töö täitmisest sagedamini noormehi või et samasuguste korrarikkumiste eest tehakse noormeestele sagedamini märkusi kui tütarlastele. Võrreldes kutse- või kõrgkoolis õppivate inimestega olid üldhariduskooli õppurid sagedamini kogenud peaaegu kõiki ankeedis kirjeldatud olukordi, kus õpetaja kohtleb õpilasi nende soost erinevalt. 1 minut on aega. Kokkuvõttes ma siis ütlen üldiselt kokkuvõtte ära, et meil kuigi infot oli rohkem, aga võtan kokku, et meil kokkuvõttes on palju näiteid, kuidas koolisüsteem tõesti taastoodab neid. Me ei väidagi, et see on pahatahtlik või sihilik, vaid see on olnud lihtsalt aegade algusest on need soosstereotüübid ükskord olnud ja kool lihtsalt taastoodab neid. Ja ma siinkohal lõpetaksin ja annan siis järje Johannale. Kõigepealt tahaksin tänada Kirket tema etteaste eest ja tahaksin siis kõigepealt rääkida esimesest argumendist, et kuidas siis kaasatakse neid, kuidas siis koolisüsteem kaastoodab neid stereotüüpe. Te rääkisite ainult stereotüüpidest üldiselt, aga te rääkisite, kuidas siis koolisüsteem neid taastoodab. Te tõite ka välja, et pedagoogid on peamiselt naised, aga selle kohta ma räägiks pärast endaga edasi. Te tõite välja statistika, aga see oli siis ainult ühe kooli näide, et seda ei peaks siis ülimaks tõeks võtma. Nii, siis minu tutvustusega, et mina räägin siis oma argumentidest ja Joonas räägib siis meie kahest teisest argumendist ja siis Kaspar hakkab jaotuse tiimi siis pommitama ja meie neljas väitleja on siis Joonas. Kõigepealt tahaksin rääkida, et põhiseadus sätestab, et kõik on võrdsed ja seega on ka koolisüsteemi ees kõik võrdsed. Seega koolisüsteem ei tooda soostereotüüpe, vaid need tulevad kuskilt väliskeskkonnast, peamiselt siis vanematelt. Ja me saame
on väga heaks näiteks tuua sooneutraalsuse kohta Viljandi Keskkonda kooli või Viljandi gümnaasiumi, et siin on ju tualetid sooneutraalsed, ehk nii naised kui mehed kasutavad siis samu tualetti. Siis koolisüsteemi kohta rääkides veel, et koolisüsteemide puhul on kõik suunad ja kursused sooneutraalsed, ehk me saame ise valida, mis suunda me lähme, mis kursused me võtame, nii et siin ei tohiks mitte midagi olla soo stereotüüpidega pistist. Jah, meil on küll ühiskonnas natuke soostereotüüpe, aga ega see nüüd just kõige halvem asi ei ole. Kõigil on ju enda huvi, mida nad tahavad teha ja koolisüsteem ei tooda soostereotüüpe, sest inimesed ise valivad, mida nad teevad, ehk see on nende iseenda huvi, mida nad tegema hakkavad. Seega tavaliselt on ka niimoodi, et naiste huvi on rohkem siis sinna sotsiaalvaldkonna poole ja seega on ka loogiline, et nemad valivad siis rohkem õpetajaameti, sest poisid, nemad on huvitatud rohkem teadusvaldkonnast ja käsitööst. Kool annab meile võimalused, koolisüsteem annab meile võimalusi ükskõik mida teha. Seega ei ole lihtsalt piiritletud kas selle ameti poole või selle ameti poole, näiteks tüdrukud ei pea olema ainult õpetajad, mehed võivad ka minna, aga see on kõik huvidest. Nii. Ja te rääkisite oma väitluse esimese kõnes, et jah, te tõite välja soostereotüüpe, millised on, aga te ei rääkinud mitte midagi taastootmisest. Te väidate, et tegelikult siis koolisüsteem ei tooda soostereotüüpe, vaid on lihtsalt seal olemas. Aga selles ju point ongi, et kui me näitame koolis kui õppeasutuses, kus me tegelikult meie kui õpilased enamus ajast viibime ja me omandame siit endale kõik teadmised ja kui kool rõhub sellele, et on stereotüübid, et tüdrukud võiksid olla hellad ja õrnad ja käia, ma ei tea, kudumisringis, aga poisid, vot need on reaalikad ja nad peaksid ikka füüsikat õppima, siis see toodabki neid stereotüüpe veel nagu edaspidiselus. Ning te mainisite, et kool on sooneutraalne koht. Tõsi, koolis meil on kõigil ühesugused võimalused, aga samas meil on õpetajad või üldse õpetajad ning teised inimesed, kes on juba meelestatud sellised, nemad on kasvanud üles, et on olemas stereotüübid, et mehed peaksid tegema ühte asja ja naised teist asja ja nad selle oma suhtumise ja keskkonnaga siiski annavad edasi, kuigi koolisüsteem lubab seda, et näiteks või nagu mainisime ka enda eelnevas seminaris, et ammu on juba võimalik tüdrukutel käia poiste tööõpetuses ja poistel on võimalik käia tüdrukute tööõpetuses, et see on kõik seaduse poolt lubatud. Jah, palun. Kas te ei leia, et aegade jooksul on soostereotüüpe kogu aeg vähemaks jäänud ja kas siis on imelik mõelda, kui praegu kooli tahaks toodata? Aitäh selle küsimuse eest, Joonas. Need soostereotüüpe on vähemaks jäänud küll, kuid mõned on siiski püsima jäänud selles mõttes, et ma mõtlen just seda, et näiteks on ära kadunud sellised asjad,
võib ka autodega sõita, on ju, sest et see on muutunud sookeskseks, aga samas inimeste omadusi pannakse ikka veel, et naised peaksid olema õrnad ja sellised asjad ei kao nii lihtsalt ära, sest et siis peaks kogu ühiskond seda mõtlema. Aitäh! Ja nüüd asudes lõpuks enda argumendi juurde, milleks on üldhariduslik õppekava. Kool on osa ühiskonnast ning ühiskonnas kehtivad ootused nii tüdrukutele kui poistele. Ning projekti Kas lapsed või poisid ja tüdrukud uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate seas õpetamiseks, valmisolekuks, õpetamiseks ja kasvatamiseks raames viis aktsiaselts Saar Kooli 2011. aastal läbi küsitluse, mille põhjal siis selgus, et peaaegu pooled õpetajatest olid seisukohal, et poiste kasvatamisel tuleb silmas pidada ja rõhutada traditsioonilisi mehelikke omadusi ja naiste puhul siis naiselikke omadusi. Iga teine õpetaja oli veendunud, et poisid vajavad rohkem aktiivseid õppimismeetodeid, ehk siis justkui poisid ja tüdrukud oleksid täiesti erinevad, aga tegelikult meil on ju ühesugused võimalused, meid on nagu ühtemoodi kasvatatud. Enam kui kolmandik oli seisukohal, et poistel on dogimine ja kaklemine veres loomuomane ja sünniga kaasa antud. Et see on nagu täiesti loomulik, et mis me ikka nagu me võime selle peale nähtuga näidata, aga noh, mis me siin ikka teha saame. Aga kui tüdrukud nii teevad, siis sellest tekib tõsine probleem. Alustame näiteks põhikoolist, just nimelt tööõpetus. Poisid peavad puutöös tegema linnumaju, samal ajal kui tüdrukud kaovad kampsoni. Aga kas poisid neid linnumaju kodus ka teevad? Tüdrukud see aasta küll peavad tegema, sest et eeldataksegi, et tüdrukud on ju nii tublid ja nad jõuavad ja jaksavad. Ning liigub edasi järgmise argumendi juurde kõrg- või erialaharidus. Sama eelneva selle statistika projekti põhjal on väidetud, et gümnaasiumis väheneb poiste osatähtsus järsult võrreldes põhikooliga, sest enamus poisse liigub peale üldhariduse omandamist kas kutsekooli või otse tööturule. Ka õpinguid katkestavad rohkem poisid kui tüdrukud. On levinud arusaam, et poisid valivad õppimiseks tehnika, tootmise, ehituse ning täppisteadused, tütarlapsed aga sotsiaaltöö, hariduse, tervise, ärinduse ja õiguse valdkonnad. Seetõttu on kutsekoolid meestele suunatud, sest sealne õppekava ongi just sellistest õppeainetest nagu ehitus ja IT-valdkond ning see õpib rohkem poisse kui tüdrukuid. Sest naised, seevastu keskhariduse järgmistes kutseõppes ehk siis peale keskkooli lähevad naised veel kutsekeskkooli, sest nad tunnevad, et nad said küll seda palju teooriat, laialdast teooriat, aga soovivad siiski veel juurde õppida seda praktilist osa. Ning on nõus üldse pikemalt õppima, nad leiavad, et see on vajalik. Seejuures on levinud müüt, et koolikultuur sobivad tüdrukutele paremini, kuid nii see tegelikult ei ole. On statistika näitab, et tüdrukutel on tervise- ja ärevushäired ning depressioone palju rohkem kui meestel. Aga neid ei märgata, sest et need on vaoshoitud. Aga see vastu poiste füüsilist ja verbaalset nagu väljalamist märgatakse. Ning just nende argumentide põhjal arvan, et jaotus peaks leidma. Aitäh ja teisel kõnelejal on minut aega võtta. Nii, ja liikuse teine võib alustada oma kõnega. Kõige alguses ütles Hanna kohe, või kõige lõpus, et tüdrukud hoiavad tundeid rohkem endale ja poisid elavad rohkem välja. Nimelt, kui me enne siin seminarid arutasime, siis minu meelest asjad olid hoopis vastupidi. Aga noh, see selleks. Minu meelest siin ei ole kindlasti nii kindel, kui tema väitis. Siis nad rääkisid sellest, et poisid lähevad kutsekooli ja tüdrukud kõrgkooli. Aga no mis sellest siis nii halba on? Igaüks peabki seda tegema, mis see soovib teha. Ja nagu Oskar tõi välja, siis meil igaühel on huvi, see ei tähenda kohe, et sellest midagi halba, et siis meid kuidagi kehvasti mõjutaks. Siis nad rääkisid, kuidas õpetajad arvavad, et poisid ja tüdrukud vajavad erinevaid õpetamisviise. Siis jah, minu meelest see on ju täiesti normaalne, sellepärast, et poisid ja tüdrukud ongi bioloogiliselt ja natuke erinevad ja see on loogiline, et erinevaid isendeid tuleb natuke erinevat moodi õpetada ja see
soostereotüüpidest, me peame ausalt mõista siin soostereotüüpidest, mis ei ole. Soostereotüübid ei ole kuidagi head asjad, need on lihtsalt eelarvamused ja mingid ootused, mis kellelegi on pannakse. Kui me elaksime riigis, kus ei oleks soostereotüüpe, siis ilmselgelt see riik oleks parem. Inimesed saaksid paremini teha seda, mida nad ise soovivad, mis on nende enda huvi, sellepärast, et neil ei ole mingisuguseid piiranguid ühiskonna peale pandud ja inimesed oleksid õnnelikumad. Õnnelikumad inimesed oleksid ka tootlikumad ja see oleks riigile väga tähtis, mis on ka minu esimene argument, et miks riik tahab, et inimesed ei oleks soostereotüüpe ja mida riik selle vastu teeb. Et kui inimesed on õnnelikumad, siis on inimesed ka tootlikumad ja kokkuvõtteks õnnelikumad inimesed moodustavad parema riigi ja see on ka see, mida just riik tahab. Ja kuidas soostereotüüpidega tegeleda, ongi just läbi koolid, sellepärast, et kui inimesed sünnivad siia ellu, siis neil ei ole mingisuguseid eeldusi, ootusi, neil ei ole mingit norma peas. Sellepärast kõige lihtsam tegeleda kohe kõige lihtsam on kohe tegeleda väikeste lastega ega koolides ja nagu ka Oskar tõi oma esimeses argumendis välja, mis oli siis see, kuidas kõik koolist on tegelikult võrdsed, me teeme samu kontoritöid, me istume kõik samades pingides, oleme samades kundides, kuidas, jah. Te rääkisid väga pikalt, ma ei tea, lasteaed ja kuidas mida riik kõik teeb, aga me räägime sellest, kuidas kool taas toodavad tekkiga nagu oota, ma jõuangi sinna. Nii, ja tänu sellele siis riigil on väga suured motivatsioonid, et soostereotüüpidega tegeleda. Ja tegelikult riik juba sellega tegeleb ja kui me vaatame siis pikas perspektiivis, siis kogu aeg on ka soostereotüübid vähenenud. Need viisid, mida ka riik on teinud otseselt või kaudselt, on juba tööle läinud või kas kui te vaatate, meil on praegu siin sooseminari, juba see on viis näitamaks, et meil ei toeta siin soostereotüüpe. Ja siis teisena ma toon ka selle jätkuargumendi, et innovatiivsuse argumendi, et noored on kõige innovatiivsemad ja uuenduslikud ja kui tavaliselt mingisugused ühiskonnanormid ja stereotüübid muutuvad, siis see on just läbi noortele. Ja näiteks miks seda 50 aastat tagasi ei olnud, oli sellepärast, et meil oli Nõukogude siin ja selline ühiskond just töötaski kõik nende stereotüüpide ja konservatiivsuse peale. Aga nüüd, kui meil on vaba ja demokraatlik ühiskond siis tänu sellele juba sisemiselt me kogu aeg läheb olukord paremuse peale, kogu aeg soostereotüüpe väheneb ja seeläbi ma ei saa aru, kuidas just juhtu mingisuguses taastootmises. Kogu aeg lähevad asjad paremuse poole ja see on just nendele noortele ja tänu sellele, et meil on vabas ühiskonnas, kus me saavad enda aru saada. Aga mille alusel seda väidet, et neid stereotüüpe järjest vähemalt, et kus on konkreetne statistika või mingi? Kas sa tead, et soostereotüüpe oli rohkem 50 aastat tagasi palju rohkem, oli 100 aastat palju rohkem, oli isegi 20 aastat tagasi palju rohkem. Ühiskond muutub kõikides aspektides palju vabamaks, kui ka see, et nüüd avalikult tulevad kooseluseadused, kõik igas eluvaldkonnas muutuvad inimesed aina avatumaks uute ideedele. Selles mõttes, et see, et vähemaks jääb, ei tähenda tulemusele, selles mõttes, et see, et Hitleri piispipioon ei tähenda seda ühte olemust poleks olnud, et nagu see nagu on olemas ikkagi. Aitäh sulle, et sa ütlesid, sest ma ei saa öelda, kuidas sellega seotud on. Aga jah, soostereotüübid on olemas ja need alates jäävad mingiks ajaks, aga need kogu aeg vähenevad ikkagi. Soostereotüüpe jääb vähemaks, aga see on loomulik, et mingid asjad on olemas. Kokkuvõtteks summa summaarselt jääb soosstereotüüpe
tulles teema juurde tagasi, siis jutt on ikkagi sellest, et kuidas koolisüsteem taastoodab ja õhutab neid juba ühiskonda juurutatud probleeme, ehk siis soostereotüüpe, mis naisi ja mehi siis eristavad või siis erineval moel vastandavad. Jah, tuleb nentida seda, et soostereotüübid on ajalooliselt, kultuuriliselt võib-olla muutunud ja on hetkega võib-olla muutumas, aga siiski, nagu Heituse teine kõneleja välja tõi, siis ma nagu saan väga hästi aru peale seda ümmargust juttu, et kui me küsisime, et mille alusel nad seda väidavad, et need vähenevad, siis nagu üldist mingit kinnitavat fakti sinna taha ei tulnud, see võib olla lihtsalt selline subjektiivne arvamus, et härrad kuskil majas mingi räägivad. Siis samamoodi te ütlesite, et meil puudus konkreetne statistika, et oli ainult ühe kooli kohta tehtud see uuring. Ise rääkisite ainult kõigest 2 koolist, kus on WC sooneutraalsed. Ja need on ka Viljandi koolid, nii et me teame, et kui me paneme sinna kõrvale teised täpselt samasugused 2 üldhariduse kooli, siis kus me teame, et seal see ka täpselt nii on. Siis rääkisite te veel oma esimeses kõnes hariduse neutraalsusest. Ehk siis koolis olles tingimused on jah samad, aga see on kõigest näiline, sellepärast et see ühtne nii-öelda ja väidetavalt sooneutraalne haridus ei taga ju iseenesest võrdseid võimalusi istuma ja võrdset kohtlemist ja võrdsete võimaluste ja kohtlemistega oleks tegemist siis, kui me nagu üritaks võimalikult palju ühtlustada seda olukorda, et meil on näiteks poistest ja tüdrukutest on võrdsed näiteks ülikooli inseneriks õppima minejaid, mitte nii, et poisid on siis ehitus ja teadus ja tüdrukud on siis rohkem nagu sotsiaalvaldkonda katnud. Et päris nii see nagu ei ole, nagu te üritasid väita. Istu maha. Siis teisest küljest jällegi hindamise alused, kui võtta, siis tegelikult tingimused on enam-vähem samad, aga siis, kui selle vahe sisse toob, on see, et ootused poiste ja tüdrukute suhtes on märkimisväärselt erinevad, sellepärast et tüdrukud, ma ei tea küll miks, on nii-öelda koolisüsteemi või siis teisisõnu õpetajate silmis millegipärast nagu peaksid olema aktiivsemad ja targemad, aga poisid lollid ja laakad. Aga siis Eituse teine rääkis sellest, et kõik see valikud, mis me teeme nii-öelda üldhariduskooliselt edasi minna, et see on kõik soovide kohane tegevus, aga tegelikult see ju päris nii siiski olla ei saa, sellepärast et kui koolis on juba nii-öelda märkimisväärsed erinevused nii-öelda hindamistes ja ootustes, siis see tähendab ju siiski seda, et see sõltub ühiskonnast, kus me kasvame väga palju. Et see, mis me arvame, et see on meil nii-öelda soovide kohane, siis tegelikult see nii ei ole, sellepärast et ühiskond kasvatab meid sellise suunitlusega, et me lõpuks nagu arvame ennast ise midagi soovivat, kuigi tegelikult selle ühiskonnas paika pannud, mida me soovida võime ja mida mitte. Jah, palun. Kas te arvate, et siis koolis on rohkem soostereotüüpe kui ülejäänud ühiskonnas? Ei, kohe kindlasti me arvame, et koolis neid rohkem on jutt käib ikkagi sellest, et kool taastoodab neid, ehk siis aitab neid selles mõttes elus hoida ja teeb nende jätkumise nii-öelda võimalikuks. Ja mis seal ikka, mina arvan, et koolisüsteem taastoodab stereotüüpe ja nii ongi. Ning siis alustaks kohe pihta minu eelkõneleja toodud väidete ümberlükkamisest või siis nendega nii-öelda natukene vaidlemisest. Kristoffer esimesena siin väitis, et meie olevat rääkinud väliskeskkonnast ja sellest, kuidas soostereotüübid koolis on nendega seotud. Sellega on selline lugu, et koolisüsteem ei tooda ega taastooda neid stereotüüpe.
koolisüsteem ei saa sinna midagi parata, sellepärast et koolisüsteem ei saa, kuidas öelda, välja ravida seda, mis on teinud eelmine riigikord, sest me räägime praegu nõukogude riigikorrast, üleüldse inimeste mentaliteetist ja see ei tule koolist. Näiteks see, et keegi kedagi diskrimineerib sellepärast, et ma ei tea, talle meeldiks teha tüdrukute käsitööd, kui jutt käib poisist. Et see on ikkagi ju koduse kasvatuse ja nii-öelda see väliskeskkonna põhjustatud arvamus. Nii, palun. Et te räägite, et jah, et kõik on väljaspool keskkonnast tingitud, aga lugege palun teema on koolisüsteemi taastatud soostereotüüpe. Meie räägime aiast, te räägite aia august. Jah, aitäh selle vastuse eest, aga vaata, probleem ongi selles. Ma väidan, et kooli ei taastoodab, aga kooli ei saa parata sellesse midagi, et need stereotüübid on olemas. See on minu väide. Nii, oli ka juttu sellest, et tegelikult jah, palun. Mis mõttes kooli ei saa midagi parata, et nagu need on nagu inimestel tehtud otsused, mida mõttes, et kooli ei saa midagi parata sinna? Koolisüsteem ei saa parata sellesse, et need stereotüübid ühiskonnas on olemas. Ehk et ükskõik milliseid seadusi või reegleid ei saa neid isegi aastaga aega välja ravida. See lihtsalt võtab oma aja, see on paratamatus. Nii, siis teeme välja veel selle, et tegelikult see tendents, et palju on naisõpetajaid ja et õpetaja on selline soostereotüübipõhine amet, et see väheneb. See on fakt ja seda näitab igasugune pikem statistika, kui meil seda vaadata viimase 20-30 aasta lõikes. See, et nüüd viimase 2-3 aasta jooksul või isegi viimase 5 aasta jooksul on olnud mingeid muutusi sellest, see on lihtsalt selline ajutine kõikumine. Sellest, kui vaadata pikemat pilti, siis kindlasti see stereotüüp väheneb. Nii, siis jah. Et räägite seda, et väliskeskkonnast on ikka kõik tingitud, et kool ei saa sinna midagi parata, aga kui kool näiteks kallutab meid juba sinna nii-öelda soostereotüüpide kestvuse poole tänu sellele, et ootused nii poiste kui tüdrukute osas on erinevad, siis see on ju ilmselge ebaotsus. Jah, selles mõttes, aga mille alusel te väidate, et need ootused on ebavõrdsed? Et siis näiteks jõuamegi sinu enda eelmise väiteni, et poisid ja tüdrukud võiksid õppida siis edasi võrdselt, näiteks mingitel inseneriteadustel ja asjadel. Sellega nimelt, et sa ei saa ju inimest sundida, inimesel loevad ikkagi tema enda huvid selles osas, mis tema edasi õppima läheb. Me ei saa ju kedagi sundima, et näed, vot siit on nüüd mõned naised puudu, tänu sellele sina lähed nüüd inseneriks, see on tänapäeva ühiskonnas mõeldamatu. Nii, ja siis veel viskas Christopher õhku sellise väite, et koolis on erinevused hindamises ja isegi silma paistada erinevused. Et no, ma ei tea, see on väga subjektiivne arvamus, mina ei ole seda kohanud. Siis rõhutab üle meie enda argumendid, et see, et soostereotüübid on olemas, see on ikkagi väline mõju, see ei tulene koolisüsteemi mingitest erisustest. Jah, palun. Te enne ütlesite, et teie pole seda kohtumist kohanud, aga see on ka subjektiivne arvamus. Jah, aga ma olen suhelnud ka paljude oma eakaaslastega ja ka nemad ei ole seda märganud. Ma ei tea, kust see tuleb. Võib-olla te olete midagi teisiti märganud. Istu maha kõik. Ja siis veel kord, kuidas taastootmisi ei toimu. Ei toimu juba see, et üha rohkem tuleb peale ju noori õpetajaid, toimub see põlvkondade vahetus. Noored õpetajad on juba kasvanud vabas riigis, neil ei ole mingisuguseid stereotüübipõhiseid eelarvamusi ja juba sealt kaob ära see stereotüübi taastootmine. Ja valgu. Aga ma tahaks küsida eeldama seoses, et kas te eakaaslast on piisavalt pädevad sellise teema sõna võtma ja arvamaks midagi? Aga kas Kris on piisavalt pädevad see teema sina võtta? Ja veel siis eelnevalt välja, mis toodi, et me kujutame kindlasti tihtipeale õpetajat ette naisena. Ma pean ennast piisavalt eelarvamuste vabaks inimeseks, et mina ei kujuta, minu arvates võib õpetaja ka mees olla. Ma ei näe selles mingit probleemi. Ja siis taastootmine, kui te väidate, et see, mis toimub, on taastootmine, siis see on lihtsalt nii-öelda selle võib-olla, kas te mõtlete siis stereotüübi elus hoidmist selle all? Või see ei arvida
vabas riigis, kuidas stereotüüpe jääb aina vähemaks ja need inimesed kõik, kes väliskeskkonna tulevad läbi meie koolisüsteemi, siis võib vabalt väita juba selle põhjal, et see koolisüsteem ei taastooda stereotüüpe. Lihtsalt väliskeskkond on nagu, ütleks selle kohta inertne, et seal kuni need muutused, mis juba võib-olla koolis on paremuse poole, või lihtsalt see, et väliskeskkond muutub väga aeglaselt, nagu ajalugu on näidanud. Ja mis siis meie kaks põhimõtet oligi siis see, et kuidas siis demokraatlikus riigis kogu aeg stereotüübid vähenevad ja kuidas ka siis kool ei taastooda, mis ma just rääkisin. Ja teine põhimõte oli ka see, et miks kool ei taastooda stereotüüpina, on see, et kool on üks ainukestest kohtadest elus, kus nagu inimesed on nagu võrdsed. Et kui inimesed lähevad koolist välja, siis tegelikult kogu see võrdsus ja see asi kaob ära. Kui see on ka sinu elu või etapi kõige võrdsem koht ja seda ka nii sooliselt, siis ma ei leia, et see toodaks kuidagi soosstereotüüpe tagasi. Vastastiim rääkis nagu sellest, rääkis ka paljudest stereotüüpidest, aga minu meelest need stereotüübid juba hakkavad pigem kaduma, millest ma olen rääkinud, kuidas on see, et kui naine läheb koristajaks, et siis öeldakse, et pole hullu, et minu meelest ei ole vahet, kui mees või naine koristaja, et no koristaja ei ole ikka väga hea, kui sa just ise ei taha olla koristaja, nii et see täiesti okei. Ja poisid lähevad kutsekooli ja tüdrukud lähevad keskkooli või tähendab kõrgkooli. Et ma arvan ka, et kuna meie need soostereotüübid ja kuidas kõik muutub tolerantsemaks, et see on ka vähenev trend ja aina rohkem hakkab see segunema. Ja need kõik need stereotüübid, mõned asjad mulle isegi tundus natuke nagu feministlikud, kuidas nad räägivad seda, et kuidas, millised on tüdrukud ja millised on poisid, et nii palju, kui ma olen 12 aastat koolis käinud, ma ei ole nagu sellist suhtumist küll kohanud. Ja siis nende kõikide asjade põhjal me ikkagi leiame, et kool ei taastooda stereotüüpe, üleüldiselt läheb olukord paremaks ja seeläbi ei saa ka kool olla see, mis neid taastoodaks. Aitäh! Nii ja Jaanuse neljas on võimalik 2 minutit. Millest on tehtud väikesed tüdrukud? Suhkrust ja jahust ja maasikavahust. Millest on tehtud väikesed poisid? Tiigrist ja konnast ja kutsikahännast. Juba lasteaed õpetab meile, et poisid ja tüdrukud on täiesti erinevad ja juba see loob väikestel lastel mõtlemise, et me nagu peaksime õppima teistsuguseid asju, me peaksime olema mingit moodi, käituma ühtemoodi. Tüdrukud peavad olema väga armsad, aga poisid peavadki tegema ulatust, sest see on ju poisilik. Ning oma vastastiimile soovin mainida, et järgmine kord põhjalikult definitsiooni kuulatakse, sellepärast, et me mainisime väga täpselt ära, et taastootmine ei ole see, et kool loob need stereotüübid, vaid see hoiab neid elus ja rõhutab neid, sellepärast, et need inimesed, kes siin õpivad ja õpetavad, neil juba on see nii-öelda sisse kodeeritud, et on olemas sellised stereotüübid ning nad annavad seda alateadlikult juba edasi. Ning stereotüübid, need on olemas ja need tulevadki väliskeskkonnast. Ja sellest on siis õppekava erinevus, et poistele suunataksegi rohkem reaalaineid ja tüdrukutele humanitaaraineid ning suhtumine õpilastesse on ebaõige. Samamoodi stereotüüpide pärast, et poisid ongi ulakamad ja nad võivad nii teha, samas tüdrukud on tublimad ning sellest, et kui näiteks mõlemad õpilased, nii poiss kui tüdruk teeksid töö 4 miinusele, siis pannakse poisile 4 hea ürituse eest, aga tüdrukule 3, et järgmine kord rohkem üritaks. Aga samas te mainisite, et kool ei saa mitte midagi teha sinna, et need stereotüübid ära kaoks. Ma leian, et see on väga vale. Viljandi gümnaasium on ehe näide sellest, mille põhjal saab väita, et soostereotüüpe saab muuta, kui need inimesed, kes siin koolis ise on sellele nagu teadlikult pühendunud. Meil on võimalus, meil koheldakse kõiki õpilasi ühtemoodi ning toimub see erinevus vähem.
aitäh, ning just nendel põhjustel leian, et te peaksite hääletama jaotuse poolt. Aitäh. Selle kõnega väitlus lõppes ja ma arvan, et kõikidele väitjatele võib teha ühe suure tänu. Ja nüüd, enne kui me lõpetamise juurde asume, võtke paaridesse või kui paaridesse päris ei jagu, natuke kolmikutesse ja diskuteeriks selle üle, kas see väitlus tõi teie ette mõne uue mõtte, kuidas selle küsimusele läheneda, kuidas seda pealkirja mõista, millised olid need peamised mõtted, mis selle väitluse raames tekkisid ning te võite omavahel diskuteerida, kumb osapool teie hinnangul oli veel ning miks. Nii et mõtke paaridesse või kolmikutesse. Enne kui veel viimased mõtted teeme, mõningad mõtted võib-olla võtame mõned paarid, ma arvan, et Sire ja Marko. Milline oli, Sire, sinu hinnang väitlusele? Mõni uus mõte, mis selle väitluse käigus veel välja tuli, võrreldes mikrofoni või ka? Ja mis olid mõned mõtted, mis sellest diskussioonist, sellest väitlusest meelde jäid? Okay. Üldiselt mulle väga meeldis see, eriti mul jäi jaotuse võistkond silma, et mulle väga meeldisid nende argumendid. Midagi uut mul on raske välja tuua, sest et me varem rääkisime kõik asjad nagu omavahel läbi. Ma arvan, et see on kõik. Selge, aitäh. Võib-olla nii palju küsin, et kumma teie oleksite hinnanud võitjavõistkonnaks? See on päris keeruline, sellepärast et ma ise tegelikult olin täiega ei, nagu juba eos varem olin ei, aga nüüd, kui ma seda vaatasin, siis argumentide poolest oleks võib-olla ikkagi jaa võitnud minu seisukohalt. Aitäh. Võtame siis õpetajate grupi. Anname näiteks Eretile, kes tuli kõige värskemalt, kes ei ole eelnevatest diskussioonidest mõjutatud. Mis mulje siis diskussioonist jäi ja kumma oleksid võitjaks hääletanud? Aitäh sõna eest. Ma oleks ja-võistkonna võitjaks hääletanud. Lihtsalt sellepärast, et ma ise olen EOS siis nii-öelda ja-poolt, aga sellepärast ka, et nende argumendid olid ikkagi kindlamad, nad olid endas, nad teadsid ise nagu kuidagi paremini, mida nad ise asjast arvavad. Konkreetsemad näited ja võib-olla, kuigi eks seal oli ka mõlemal võistkonnal oli hästi palju nii-öelda neid subjektiivseid arvamusi, et mina arvan, et õpetajad hindavad nii, et nad vaatavad inimese või õpilase sugu, siis õpetajana ma võin öelda, et ma ei vaata seda kunagi. Et ma loodan ja ma arvan, et enamik inimesi siin majas vähemalt ei vaata ka õpilase sugu. Aga eituse poole argumentidest siis seda, et Nõukogude Liidu kohta nii palju, et tol ajal kindlasti ei tootnud Nõukogude Liit stereotüüpe, vaid selle režiimi eesmärk oli nii-öelda enda alal hoidmine ja pigem oli just see, et Nõukogude naine on tugev ja ta võib kõike teha. Et see stereotüüpide tulenemine ühiskonnas siis on ikkagi alates pigem sellest, kui me saime iseseisvaks ja kui lääne mõjutused tulid. Et ma arvan, et mujal lääneriikides oli vanemas ajas tugevamad need stereotüübid ja nüüd nad on kadunud tugevamalt, ehk siis see on ikkagi pigem uus probleem, et Nõukogude ajal olid teistsugused probleemid. Ja siis see küsimus oli ka mul tegelikult võistkonnale, et keegi ütles neile, et te kõlasite nagu feministid, et mida sellega mõelda, see huvitab mind tõesti väga palju. Aga jah, muidu väga hea väitlus. Aitäh! Ja kas keegi soovib veel lõppsõna, vabatahtlikke lõppsõna soove? Kui ei ole, siis sellisel juhul teeme tänasest päevast väikse kokkuvõtte. Nagu kohe päeva alguses sai mainitud, siis tänase seminari mõte ei olnud panna kedagi mingis kindlas suunas mõtlema, vaid lihtsalt panna selle teema üle mõtlema. Puht sellepärast, et neid märke, nagu siin tegelikult ka diskussioonist tuli välja, neid märke, kus ühte või teist sugupoolt
nii-öelda eelhäälestatakse, kus nähakse, et keegi justkui peaks mingit moodi olema, neid olukordi on. Seega nendele olukordadele tasub mõelda ning enda jaoks selgeks mõtiskleda, kas see peakski nii olema või on võimalik midagi muuta ja kas on vaja muuta. Loodetavasti tänane seminar seda eesmärki täitis.